Ma näitan sulle ka, kuidas sa saaksid Dali't kasutada tasuta, kui sa arvad, et okei, ma ikkagi ei taha maksta ChatGPT-st, et pole midagi, saad tasuta ka proovida esialgu, vaadata, katsetada, aga siin on nüüd see probleem, et kui sa ei ole varem ChatGPT-t kasutanud, sa vast märkad, et okei, ChatGPT-s saab teha paar asja, mida nüüd siin pingis ei saa teha. Aga no küll sa siis näed, mõtled, okei, kas on vaja või ei ole vaja, nii et pole midagi. Kuidas seda siis saab, ongi, et me kirjutame Google'isse või noh, ma annan sulle lingi ka muidugi, aga nii. Kas Bing või panedki Microsoft Copilot, niimoodi. Peaasi, et tuleb nüüd siukene leht, vot siukene jah, et see on nüüd Microsofti enda keelemudel siin ja et nüüd seda Delete kasutada, me peame sisse logima, ta ei lase muidu, ta hakkab õiendama, et kuule, logi sisse. või noh, kontot tegema peab siin. Okei, mul on juba olemas, nii et ja ongi kõik nüüd siin suhtled põhimõtteliselt samamoodi, nagu ma ChatGPT-s suhtlen, aga ja siin on mõned piirangud. Näiteks siin tasuta plaanil sa saad ainult ruudukujulisi pilti teha. See on üks probleem ja ma ei ole nüüd kindel, kui palju kordi ta laseb genereerida nagu jutti ja siis ta nagu kuule aitab küll tänaseks. Et see minu arvates väga muutlik ka siin, ta ei ole siuke kindel arv. Aga noh, kui sa siin märkad, et kui sa siin hakkad genereerima, siis ta varsti on sinuga nagu okei, kuule aitab tänaseks, et ma ei saa enam. Noh, tee pilt kassis, tee väga kerge. Ja siin on ka üks asi veel, mida ma kohe näitan, kui ta midagi teeb nii. Et ta laseb ühe vestluse sees ainult 5 sõnumit kirjutada. Ja siis, kui ma nüüd kirjutan talle veel 4 korda midagi, siis ta nagu kuule aitab. Et sa pead siis uue vestlusega alustama siit. Ehk siis kõik see ei ole kass. Okei, nojah, no ma kirjutan midagi täpsemad, aga okei. Et noh, ta jätab sinu eelnevad asjad ka meelde siin, aga saadki ainult 5 korda ja siis sa pead vaatama siia kõik uus teema. Et nüüd kõik restardib põhimõtteliselt. Aga siin on võimalus ka tasulist versiooni võtta, mis maksab umbes sama palju nagu ChatGPT, aga ma ei soovita seda ChatGPT asemel võtta, sest ChatGPT on palju parem. nagu seal on nii palju erinevad eelised, mida sa saad, et ta on nagu võimsam ka selles mõttes. Nagu iseenesest keelemudel palju võimsam. Jah, et maksab sama palju. Sest noh, kui sa siin ei maksa, saad ka tegelikult seda GPT-4 siin proovida, aga ma ütlen, et ta ei ole samasugune, et ta on nagu rohkem mõeldud sinu nagu ta on nagu Google siukene. Ta vastab nüüd ju lühidalt just sellele, mida sa tahad tema saada, et sa ei saa mingit esseesid või mingit pikkuses asju siin väga hästi teha. Selleks on ChatGPT palju parem. Kui see tegeleb mingi sisuloomega või on vaja kirjalikke asju teha. Et see on nagu hea siin siukene, kes leiab sulle kiirelt nagu netist infot täpsemalt. Aga siin saad ka settida, et kuidas sa tahad, et ta sinuga suhtleb, et kas hästi loomingulised, tasakaalukas või hästi-hästi täpne. Ta leiab sulle väga täpset infot. aga küsib midagi täpsemalt nüüd. Temaga on muidu see hea, et ta annab sulle vaata 4 pilti korraga. Ja siin tegelikult on üks asi veel, mida võiks nagu, millele võiks mõelda. On see asi, et millegipärast, oota, ma näitan, ma andsin talle võt selle kästluse jah. Tegelikult peaks siuke välja nägema umbes. Aga ta näeb siuke välja hoopis. Realistlik, kui seda ei tahtnud. et siin on see probleem jah, et ta nagu ta ei ole nagu ChatGPT oma, et kui sa nüüd kirjutad mingit käsklust sinna, mida sa kirjutad siin, ta teeb sulle teistmoodi. See on üks halb asi. Sa ei saa neid kahte nagu võrrelda väga hästi. Aga mida ma tahtsin just praegu ka näidata, et siin on üks asi, millele võiks ka mõelda. Et siin nüüd ei ole kuskil väga täpset infot, et kas sa võid seda kommertslikult kasutada siis või, et see on siuke nagu 50-50 asi praegu. Et minul on jäänud siuke mulje, et võib ainult siis, kus sul on see tasuline plaan ostetud siin. Niimoodi tasuta sa võtad siit midagi, teed sellega kommertslikult, sest nemad nagu ei luba seda. Siis nad kahtlane nägu talle. aga samas ma ei tea, kuidas nad seda üldse kontrollivad, sest Dali on ju Dali nagu üks ja sama asi tegelikult. Kuidas nad sellest aru saavad, kas sa tegid selle ChatGPT sees või ei teinud. Et lihtsalt sellele mõelda, et siin on niisugune kahtlane asi, et praegu sellele vastus leida on ka nii võimatu, ma ei ole siiani nagu leidnud, et keegi ütleb, et ei või, siis keegi ütleb, et võib. Ja ega Microsofti ka endal pole kuskil täpselt kirjas sellest. Ja siin vahepeal jaanuaris näiteks keegi ütles, et kui sa kasutad selle Microsofti oma, siis võiks mingit seda vesimärki jätta peale pildile. Ja tema ütleb ka, et pigem ainult isiklikuks kasutuseks võib tema pilti kasutada. Nii et jah, see on üks kahtlane asi siin praegu üldse kuskil mingit vastust pole, aga kui sa kasutad ChatGPT sees, siis on kindel, et sa võid siin kommertslikult kasutada midagi juhtu.
nendel on see ilusti välja toodud, et võib küll. Sa võid seda müüa, edasi printida, panna omale mingit toodetele, mida iganes. Mis ma saaksin veel sellest siin näidata, aga et siin tegelikult kui sa esimest korda alustad, siis ikkagi võid siin proovida esialgu ja siis vaadata, aga need pildid on väga halvad siiski, aga ma võtan ühe nendest, ma näitan, mida sa siin veel saad teha. Täna pane tähe, et tal on silmad väga kahtlased on ju. Nii, et kui ma nüüd valitsin selle pildi peale siin, ma saan seda, ma panen siia customize, ta viskab nüüd siia nüüd, see on nagu Canva, aga Microsofti oma siis. Siin on vähem võimalusi, aga siin mõned võimalused on. Siin on mõned AI tööriistad ka, aga siin saabki põhimõtteliselt kujundada mingid valmis mallid ja saad visuaale võtta ja teksti ja oma brändingut panna ja oma meediat tuua, siis neid proovida ja kui sa tead, mis Canva on, siis see on nagu samasugune. See pilt, mis sa genereerisid, saad sellega midagi teha siin kohe. Aga tavaliselt, ikka teeb mingeid vigu, vaata, silmad on kahtsed. Ei saa kohe niimoodi, et võiks enne parandada neid jamad ära, et siis saab. Nendel on ka siin oma mingi GPT disainer, aga ma ütlen, et tegelikult vahet pole. Kas sa lihtsalt ütled siin samas tahaks pilti ja seda teeb ikka pilti. Et jah, vahel ta teeb siin paremini, vahel teeb seal paremini, et sõltub, mis sinu käsklus on, et praegu tegi mulle väga halvasti, ma ütleks, ei ole üldse nagu ma tahtsin. Kui sa nüüd kasutab mingit käsklusi, mida ma sulle siin näitan, siin ChatGPT sees ja paned need siia, siis sa näed, et sa ei näe üldse samasugune välja. Ja sellega arvestada. Aga kui natukene veel siin täpsustad seda käsklust, siis sa võib-olla saad sarnasemaks tõmmata. Ta jälle ei arvestanud minu seda esteetikut. Siin ta annab mingeid lisaküsimusi, mida ta võiksid kohe nagu paluda veel teha selle pildi järgi, et muuda midagi iganes. Siin saab ka pilti anda, saad häälega rääkida. Nendel on ka oma rakendus. ChatGPT-l on ka muidugi. Nendel mõlemal on, et kui võimalus on olemas, ei pea arvutist. Aga saad siin katsetada, vaadata, mõelda, kas tasub osta, ei tasu.